Loodetavasti ei söönud te oma kõhtu liiga täis, et jaksate ikka veel kuulata. See väike väljakutse ole niimoodi kohe peale lõunat esineda. Kõigepealt võib-olla lühidalt iseendast, et väga huvitav oli kuulata mul eelmist ettekannet, kuna enne, kui ma üleüldse sattusin majandust õppima, olen ma õppinud tekstiilitehnoloogiks. Nii et tõesti väga huvitavad väljakutsed, millega ma oskan ennast ka otseselt nagu samastada. Aga siis hetkel olen ma majandusteaduskonna doktorant. Olen õppinud samas majas juba päris mitu aastat, vahepeal töötanud 7 aastat Ilves Ekstras Tartus, kes ka toodab samamoodi jäätmeid. Ja kuidas sattus minu huviorbiiti siis selline roheline teema ehk selline keskkonnahoid. See oli umbes 7-8 aastat tagasi, kui ma hakkasin rohkem tundma huvi turunduse ja rohelise turunduse vastu ja kirjutasin tol ajal sellest ka oma magistritöö. Ja selle magistritöö kirjutamise tulemusena ühelt poolt ma jõudsin järeldusele, et see roheline teema, keskkonnahoid mind väga huvitab, mind puudutab ja teiselt poolt ma jõudsin järeldusele ka, et see turundus on ainult see jäämäe nii-öelda tipp, mis välja paistab. Et tegelikult on vaja kõige muuga ka tegeleda. Et üldse oleks võimalik rohelist turundust teha selliselt, et see ei oleks rohepesu. Aga täna siis tegelikult, nagu ma olen mõne inimesega siin juba rääkinud, mu idee sellest, mida rääkida teile, on muutunud iga ettekandega. Nii et võib-olla ma siis proovin majandusteaduse seisukohalt tuua erinevaid selliseid vaatenurki, mis aitaks senised ettekanded kokku võtta ja ühte sellisesse suurde pilti panna. Ja veel, et kui rääkida endast ja minu isiklikust seosest selliste roheliste teemadega ja keskkonnahoiuga, siis ühelt poolt kogu südamest tahaks, et mul oleks võimalik elada selliselt, et minust ei jääks maha mitte mingisugust reostust. Ja samas loomulikult olen ma tavaline inimene, kes ei ole nõus tegema seda oma mugavuse ja laiskuse arvet. Ja minu selline ideaalvisioon on siis sellisest maailmast, kus tegelikult rohelised ja keskkonnasõbralikult keskkonnaga koos sümbioosis elamine ei peaks tähendama mingit erilist lisakulu sulle, kas ajaliselt või siis rahaliselt. Täna siis põhimõtteliselt on mul plaan rääkida 4 teemast või valdkonnast. Esimene on siis majandus ja majanduse mõõtmisest natukene. Ehk siis sellest, et kuidas SKP, millega kõige traditsioonilisemalt majanduse edukust mõõdetakse, kuidas ja kui palju ta tegelikult meie heaolu mõõdab. Aga ma ütlen, kõigist jõuame hästi lühidalt rääkida. Teise asjana võib-olla sellest, et kuidas inimesed ja kuidas ettevõtted tajuvad kasu ja kasumlikkust. Siis kolmanda asjana räägiks innovatsioonist. Innovatsioon on tegelikult see, mis on minu jaoks kõige atraktiivsem osa, ehk siis see, läbi mille oleks võimalik tegelikult asju muuta. Ja neljandana, kuid samas kindlasti mitte kõige vähem tähtsana, siis räägiks sellest, et nende asjade saavutamiseks tegelikult oleks vaja koostööd, tasakaalukat koostööd ja samas mitmete erialade teadmiste sümbioosi. Esimene joonis
ei ole küll just väga karusselli moodi, eks ole. Et me oleme majandusteaduses tihtipeale nagu harjunud sellega, ja mitte ainult majandusteaduses, vaid ka lihtsalt inimesed tegelikult, et me tahame, et kõik asjad kasvaksid. Kasv on meie jaoks nii-öelda selline, mida me tajume kui ülimalt positiivset. Et me oleme enamasti harjunud sellega, et kõik head asjad, mis meie jaoks juhtuvad, neil suudame kuidagi nagu näidata sellises liikumises, et nad algavad kuskilt vasakult alt ja liiguvad üles paremale. Et näiteks ütleme näiteks tõesti Eesti majanduskasv, mis põhimõtteliselt, mida siis traditsiooniliselt mõõdetakse SKP-s ehk siis sisemajanduse koguproduktis ja see näitab siis näiteks Eestis toodetud lisandväärtust. Enamasti siis, kui riike võrreldakse, siis võrreldakse seda ühe inimese kohta. Aga et põhimõtteliselt nagu numbrite järgi on see kasvanud Eestis 7 korda, ütleme alates 1995. aastast. Samas inimesed nagu ei taju, et nende elu oleks tingimata 7 korda paremaks läinud. Seda nii-öelda alt vasakult paremale üles suunanoolt saab kujutada ka väga nagu sellist negatiivset asja. Nagu negatiivselt näiteks selles kontekstis, milles siin Talveakadeemias on räägitud näiteks sellest, et maailma elanikkond kasvab. Ehk siis põhimõtteliselt nagu paratamatu trend. Et oli, ütleme, 25 aastat tagasi oli 5 miljardit, täna 7 miljardit, 15 aasta pärast võib-olla 9 miljardit. Kõik nagu kasvab. Mida on siis öeldud selle peale juba majandusteadlased põhimõtteliselt 50 aastat tagasi? Üks lahe tüüp, kelle tsitaadid mulle väga meeldivad, on siis näiteks öelnud seda, et igaüks, kes usub, et kui planeet on oma ressurssidega, on piiratud ruum, piiratud ressursid, et siin saab olla kasv kuidagi lõpmatu. Ja igaüks, kes seda usub, on siis kas hull või majandusteadlane. Ühesõnaga, jah, ta ütles seda umbes 50 aastat tagasi. Ja ilmselt täiesti õigustatud tolles ajas ja tolles kontekstis. Ma pean teid lohutama, et majandusteadlased siiski on hakanud ka oma nagu seisukohti muutma ja selles mõttes aru saama sellest, et see tegelikult päris täpselt nii ei ole. Siis mul oli tegelikult välja toodud terve hulk selliseid trende, mis siin on päevade jooksul ka juba läbi läinud ja millest on palju räägitud, aga kiiresti nendest üle käies ja mida ma tahan just nagu rõhutada, et kui te mõtlete, et loodusressursid näiteks on piiratud, siis ärge mõelge ainult nagu sellele, et see on nagu nafta ja et see on ainult vesi. Et tegelikult see käib igasuguste asjade kohta. Näiteks nagu ma olen tegelenud viimasel ajal päris palju elektriautode teemaga ja näiteks kui sa mõtled, et elektriautod võiks hakata kiiremini levima, et neid võiks hästi palju hakata kasutama, siis sa ei saa seejuures näiteks unustada ära, et nende peamiseks energia salvestamiseks hetkel kasutatakse liitiumi akusid ja ka liitium näiteks on piiratud ressurss. Ehk siis loodusressursside puhul sellistesse traditsioonilistesse ei saa kindlasti nagu kinni jääda. Ja samuti ütleme elektroonikas see kuld, üks selline hea näide jälle, et mida Markus ka just välja tõi. Jah, siis kasvav rahvaarv ja kasvav keskklass, millest on siin juba ka palju räägitud. Tööjõu paindlikkus. Et inimesed tegelikult ühelt poolt õpivad, inimesed hakkavad harjuma sellega, et neil on rohkem kui üks eriala
oma elu jooksul ja teiselt poolt paindlikkus ka geograafilises mõttes. Ehk siis see, et nad ei pea enam oma kodukohas või sünnikohas töötama. Siis tarbijate muutuvad eelistused ja väärtushinnangud. Et võib-olla olete kuulnud sellisest terminist nagu generatsioon Y, ehk siis on välja toodud seda, et need, kes põhimõtteliselt ütleme, praegu on võib-olla kuskil vanuses, põhimõtteliselt teie vanuses ütleme, võiks öelda, siis need väärtushinnangud keskkonna teemades on oluliselt erinevad nende vanematest ja seda nii tarbides, kui siis ka tegelikult näiteks selles, et ma arvan, et vähemalt uuringute järgi teie peaksite valima koha, kus teie tulevikus tööle hakkate, arvestades ka seda, kuivõrd keskkonnasõbralik see ettevõte on. Aga võib-olla kiiremini siit uuesti üle minnes, et uued tehnoloogiad kahtlemata võimaldavad igasuguseid uusi lahendusi kuid samas ei ole piisavad. Ja karmistuv seadusandlus, mis ühelt poolt siis ütleb, et mida sa ei tohi Eestis teha, aga samas ka nagu ütleme, mõjutab su väärtusahelat. Nüüd on küsimus teile, et kui see kasv, me saame nagu aru, et piiratud maailmas ei saa olla kasv lõplik. Et mida teie arvate, kas või kuidas toimub see muutus? Et kas näiteks inimkond on valmis tegema järk-järgulisi muutusi sellised, et see üleminek oleks sujuv, stabiilne või aitab ainult nii-öelda katastroof või mingisugune kollaps? Katastroof. Okei, teeks nagu tõesti, et kes oleks katastroofi poolt, tõstke näiteks korraks tõstke korraks käed. Okei. Ja kes arvavad, et suudaks stabiilselt üle minna? Okay. Lootust on, aga mitte liiga palju. Inimene mõistab siis, kui on liiga hilja, selle probleemi küsimus. Okei. Et eks tegelikult ma arvan, et see enam-vähem peegeldabki nagu seda vahekorda, mis on nagu ühiskonnas ka. Et tegelikult nagu pigem nagu siin, mis on ka igati nagu mõistetav, on natukene selline positiivsem meelestatus ilmselt ka sellest, et teie olete nendes teemades palju rohkem nagu kursis. Aga nüüd siis edasi võib-olla see SKP-ga seotud teema juurde või üleüldse nagu tootmisega seotud teemade juurde, et majandusteaduses on siis välja töötatud selline nagu kontseptsioon, võiks öelda, ühesõnaga selline termin decoupling, mis sisuliselt tähendab seda, et ressursid, mida kasutatakse mingisuguse asja tootmiseks, ei peaks mõjutama majanduskasvu. Ehk mõtlesin, et ma kasutan siin juures pigem nagu seda tahvlit, mitte nii väga nagu seda slaidi. Aga kui me räägime põhimõtteliselt tavaliselt majanduses niimoodi, et on mingisugune sisend ja mingisugune väljund ja oletame, et me oleme praegu siin, midagi kasutame, mingit ressurssi selleks, et midagi saada. Et tavaliselt mõeldakse siis seda, kui räägitakse mingisugustest keskkonnaga seotud parendustest, et kuidas saaks ikkagi nagu sama ressursiga rohkem väljundeid. Täpselt. Et nii-öelda efektiivsus saavutada. Samas me räägime ka sellest, et tegelikult meil saavad ressursid otsa, ehk siis me peame ka ressursside puhul tulema allapoole. Sisuliselt me saame kasutada vähem ressursse
ja siiski peaksime tootma sama palju väljundeid. Aga lõpuks on küsimus selles, et äkki me saame hakkama hoopis selle väljundite hulgaga, mida me praegu kasutame, või oleme me nõus hakkama vähendama oma tarbimist. Selline hästi lihtne mõttekäik. Ehk siis, et kui te lahendate mingisugust probleemi, kas oma ettevõttes kas või siis ka kogu majanduses või mingis sektoris, siis mõelge enda jaoks läbi nii-öelda, millise joonega te tegelikult tegelete. Siin küsimus, et kas majanduskasv on õnn. Kui teie loete näiteks nagu lehest, et majanduskasv kiirenes või aeglustus, kas te tajute mingist otsest seost siin oma eluga, igapäevaeluga? Eriti mitte vist on ju. Need, kes reageerivad, need pigem nagu vangutavad peal. Et mõned näited siin, et tegelikult nagu suures osas majanduskasvu arvustamise metoodika hõlbab seda, et kui palju ka nagu raha ringi käib. Ja näiteks võib-olla, et kuidas oleks võimalik nagu aru saada, mis seda võivad mõjutada. Näiteks selline näide, kui te ise niidate muru, siis majandus otseselt ei kasva. Kui te tellite ametlikult selle muru niitmise mõnelt aiandusfirmalt, maksate selle eest arve alusel korralikult, käibemaksu, kõik nagu korralik tarbija teeb, siis see läheb majanduskasvu arvestusse. Väga ilus nii-öelda ümbruskond on siin, jooksurajad, suusarajad, siis kui on lund muidugi. Aga kui te lähte õue jooksma lihtsalt, siis majandus ei kasva. Kui te lähte näiteks jõusaali, ostate jõusaali pileti, siis majandus kasvab. Küsimus on, kas jõusaalis lindi peal joostes olete näiteks õnnelikumad, kui siis, kui te jooksete metsa vahel, kus linnud laulavad, ma ei tea, lilled õitsevad. Põhimõtteliselt analoogsed näited on siis, kui kas te kasutate näiteks pesumaja teenuseid või pesete kodus, või siis kas te teete süüa kodus või lähte restorani. Toitu poest ostes te nii ehk teisiti ilmselt panustate majanduskasvu, aga otseselt see teenindamise osa jääb ära siis. Siis oluline teema kõikide nende roheliste asjadega on ka see, mis käis eile läbi sellelt paneeldiskussioonilt, ehk siis me mõtestame siin praegu ja üleüldse kogu diskussioonis ühiskonnas ikkagi asju lahti inimeste seisukohalt enamasti. Ja kas inimene on valmis ja kuivõrd on valmis tegema mingisuguseid mugandusi ja suuremaid kulutusi selleks, et keskkonda siis säästa. Et see hea näide oli näiteks seotud rohelise elektriga eile. Et kas see on õiglane siis sotsiaalselt, kui selleks, et toota rohelist elektrit, mille hind läheb kallimaks kui tavalise näiteks põlevkivielektri puhul, ja selle tulemusena tegelikult siis kannatavad kõige rohkem kõige vaesemad ühiskonnagrupid. Et selliseid dilemmasid on tegelikult praktiliselt igas valdkonnas, sest praegu ei jõua kõikidega väga kaugele minna. Või teine näide näiteks turunduse koha pealt. Turundusteooria traditsiooniliselt õpetab seda, et tuleb müüa, mida rohkem sa müüd, seda parem inimene sa oled.
ta õpetab seda, et mida rohkem tarbitakse, see on seda parem. Kuni sisuliselt sinnamaani välja, et turundusteoorias, ütleme mingi paarkümmend aastat tagasi väga tugevalt levis nagu arusaam, et kui keegi seda ei taha, mida sa toodad, siis sa oled eriti kõva turundusmees siis, kui sa suudad ikkagi see asja maha müüa. Ehk siis keskkonnahoiu seisukohast nagu päris nagu tõsine dilemma, et kas üleüldse nagu turundus kui selline saab olla eetiline või keskkonnasõbralik. Seepärast, et üldjuhul nagu inimene, kui ta vajab süüa, siis ta ostab kuskilt mingit sööki igal juhul, isegi siis, kui mitte keegi, oletame lihtsalt, et mitte ükski nagu toiduettevõte mitte midagi turundusele ei kulutaks. Ja võib-olla jälle üks minu lemmiktsitaatidest on siis jälle eelmise sajandi tegelased. Tegu on siis tegelikult psühholoogiga, kes on ka uurinud nagu inimeste majanduskäitumist, Erich Fromm. Ja tema on siis küsinud, et kui ma inimesena defineerin ennast nende asjade järgi, mida ma oman või mida ma suudan endale lubada, nii võiks öelda. Ja siis, kui mul ei ole neid asju enam, et kas mul kaob siis täiesti identiteet ära, kas ma üldse ei ole enam suuteline olema õnnelik. Okei. Ma läksin natuke pessimistlikuks ära, et võib-olla võtaks selle ülespoole noole uuesti ette. Et seal üleval paremal on ikkagi nagu elu parem. Aga kuidas sinna saada siis? Et 4. teemana ma lubasin rääkida natukene turundusest või innovatsioonist. Et innovatsiooni puhul siis põhimõtteliselt, kas te teate, mis vahe on innovatsioonil ja leiutisel? Keegi oskab pakkuda? Põhimõtteliselt siis, jah. Innovatsioon on... Oleks kuulnud küll. Innovatsioon on uus leiutis ja uus moodus seda turustada. Põhimõtteliselt küll, aga oluline vahe on selles, et see leiutis võib olla siis sinu peas, ta võib olla sinu isiklikul paberil või arvutis tänapäeval ja see leiutisest saab innovatsioon siis, kui ta on nii-öelda turule jõudnud, kui ta on leidnud omale ostjad, tarbijad, kasutajad. Ja ütleme, innovatsioonist räägitakse igasuguse nurga alt, aga mul täna võtsin välja kaks nagu erinevat lähenemist ökoinnovatsioonile, kuna see võiks nagu selle reostuse ja roheliste teemadega olla kõige rohkem seotud. Ja eile muidugi Erik Puura ütles, et nemad tegelesid, ma ei tea, 2 aastat asjaga ja siis jõudis neile kohale, et nad ei ole tegelikult nagu põhimõistet defineerinud. Et loomulikult nagu mõistetesse ei saa kinni jääda, aga samas ühelt poolt on ju vaja üksteisest ühtemoodi aru saada ja teiselt poolt ei tasu alahinnata ka tegelikult nagu neid ideid, mis lihtsalt nagu defineerimise käigus võivad tekkida. Et siis seina peal on mul kaks näidet näiteks ökoinnovatsiooni definitsioonidest ja tegelikult, mis siin nagu oluline või erinevus on, mõlemad on omamoodi õiged või ei saa öelda, et üks on vale ja üks on õige. Aga kui me räägime nagu sellest, et mis meid maailmas edasi aitab, siis näiteks kas me lepime sellega, et meie innovatsioon on ainult natukene parem või peab ta olema palju parem või peab ta olema selline, mis kõik probleemid ära kaotab. Et nagu kui suur on see innovatsiooni
kui suur ta on, kui suur on ta mõju põhimõtteliselt. Või teine küsimus on see, et kas me räägime sellest, et me teeme midagi siin Eestis, mida on juba maailmas kuskil tehtud ja meie jaoks on see suur innovatsioon. Või me võtame, et innovatsioon on meie jaoks ainult see, kui sa mõtled välja midagi sellist, mida mitte kuskil maailmas veel ei ole. Ja kolmanda asjana võib-olla, mille peale võib ka mõelda, on see, et innovatsioon on igasuguseid, aga kui rääkida sellest, et mis nagu tegelikult keskkonnamõju toob, siis on päris palju näiteid sellest, kus tegelikult ei olnud negatiivse keskkonnamõju vähenemine üldse selle asja väljamõtlemise põhjus. Põhjus võis tulla väga vabalt näiteks sellest samast, et inimene on lihtsalt mugav. Näiteks, et ta tahab odavamalt helistada, midagi odavamat teha või lihtsalt mugav oleks, see on nagu tüüpiline. Aga vahest ühesõnaga tulevad välja ka lihtsalt tavalised ökoinnovatsioonid. Ja nagu sa ütlesid, tegelikult siis innovatsiooni puhul räägitakse tavaliselt sellest, et ta võib olla natukene asja ümbertegemine, ta võib olla mingisugune uus disainilahendus, ta võib olla alternatiivne toode või ta võib olla ka täiesti mingisuguse uue kontseptsiooni või lahenduse loomine. Ja siis ta võib olla teistpidi vaadata selle kas toode, protsess, mingisugune turundusmeetod, ta võib olla organisatsioonis innovatsioon, näiteks ärimudeli innovatsioon, või ta võib olla ka laiemalt mingisuguses süsteemis, institutsioonis või ühiskonnas. Ja tegelikult tahtsin nagu selle pildini jõuda, et on siis uuritud erinevaid kaasusi, igasuguseid erinevaid kaasusi, näiteks vabalt nagu see Markuse toodud näide võiks olla üks lahendus siin, et kui tehakse toodet natukene paremaks, siis tavaliselt see keskkonnamõju on olemas, aga suhteliselt väike. Kui muudetakse protsesse, äkki see töötab ka, siis on see keskkonnamõju, negatiivse keskkonnamõju vähenemine juba oluliselt suurem. Kuni siis põhimõtteliselt, et kui luuakse kas siis organisatsioonis või institutsiooni, mul ei ole kirja pandudki siin, mingisugune täiesti uus lahendus. Ehk siis põhimõtteliselt see oleks see, millega tavaliselt tegeletakse ja tihtipeale inimesed, ettevõtjad, miks mitte ka tudengid oma projektidest jäävad nagu siia vasakule alla nurka kinni. Ja kahtlemata see on vajalik, aga samas selleks, et kuskile edasi jõuda, oleks vaja siis põhimõtteliselt jõuda sinna noole üles paremale otsa. See on vähemalt üks selline joonis, mis ma oskan küll öelda, et parem on üleval, on parem. Et siin noole kõrval on terve rida selliseid teile tuttavaid termineid, ma loodan. Nad võivad olla, mõned osaliselt kattuvad ja osaliselt pisut nagu nihkes, aga põhimõtteliselt nad näitavad seda, millest ka Richard ilmselt rääkis hommikul, ehk siis kui sa hakkad liikuma siit alt, siis see on see kõige väiksem, mis sa saad teha. See on see osa sisuliselt ja natukene parem tootmine. See on see osa, millega sa tegelikult saad tegeleda selle noolega. Saad aru sellest seosest. Et tänapäeval kõik loevad väga hästi inglise keelt ja Markus rääkis, eks ole, selle osaga siit. Samas jäi lahtiseks veel closed loop production, sest keegi küsis, et aga mis ma teen oma toodetega siis, kui auk kulub sisse? Ja vastust tegelikult meil ühiskonnas praegu ei ole. Ja süsteem on selles mõttes puudulik. Et me saame nagu ära põletada.
siin oli ka päris hea näide selle kohta, kus oli Taanis see tööstussümbioos. Tegelikult ehk siis tööstussümbioos võiks olla, et ta on suhteliselt uus lahendus ja mingisuguste organisatsiooni või organisatsioonide jaoks. Aga ta on ikkagi piiratud ühe külaga. Ta on nagu pigem nagu väga hea selline pilootprojekt, aga kogu maailma jaoks on see pilootprojekt väga vajalik, aga samas kindlasti mitte piisav, et nii-öelda planeeti päästa. Ja siis karusselli tegelikult minu peas, kui ma see teema välja pakkusin, hoopis märgib circular economy. Ma ei tea selle kohta väga head eestikeelset vastata, aga võib-olla ringlev majandus oleks kõige õigem sõna, mis ma oskan hetkel kasutada, mis sisuliselt tähendaks siis seda, et lihtsalt mitte üks ettevõte ei väldi, ei ümbertöötle kõiki oma tooteid ja ka mitte ettevõtete kogum, ehk siis see tööstussümbioos, vaid et kogu ühiskond tegelikult ongi niimoodi üles ehitatud. Jah, siis tagasi tulles võib-olla uuesti veel korraks selle joonise juurde ja nende joonte juurde, siis vabandust, jah, see slaid jäi inglisekeelseks, aga kõik oskavad nii palju. Siis kui te mõtlete, mis iganes nagu projektis oma ideid, siis tehke omale need 4 kasti, suhteliselt lihtsalt 4 kasti ja saage aru, et millise kastiga te parasjagu tegelete. Millega enamasti tegeletakse, on siis see osa, ehk siis nagu efektiivsus. Teha midagi natukene paremini. Kasutada natukene vähem vett näiteks, kasutada natukene vähem elektrit. Põhimõtteliselt see on väga hea, aga see ei ole piisav, sellepärast et arvestades seda, et ressursid on ikkagi piiratud, siis tegelikult on ju niimoodi, et selle efektiivsusega me lihtsalt võidame omale aega juurde. Sisuliselt me lihtsalt nagu sureme hiljem. Või planeet nii-öelda, see katastroof tuleb siis hiljem, ütleme, kuna enamus pooldas katastroofi. Tegelikult on siis niimoodi, et tuleks enda käest küsida, et kas sa teed üldse õiget asja. Ja inglise keeles kasutatakse siis nagu siin effectiveness terminit, et mida sa üldse teed, mis on su strateegia. Et majandusteaduses, ettevõtte juhtimises kasutatakse paralleelselt sõnasid strateegia ja taktika. Et tegelikult erinevates ainetes, isegi majandusteaduskonna sees, suhteliselt sarnaste asjade kohta kasutatakse samu termineid. Et katsuge vähegi üritada tegeleda selle kastiga, et kõigepealt küsite endalt, või on teil ajurünnak, kus te üksteiselt küsite, et kas ma teen üldse õiget asja ja siis alles proovida teha paremini. Jah, see on see, siin on nii-öelda surmakast, et te valete asja ja väga hästi. Okei. Tahtsin tegelikult, ma lähen korra veel tagasi selle joonise juurde, et ühe sellise praktilise näitena võib olla, muidu läheb asi liiga teoreetiliseks just nagu elektriautode valdkonnast, et iseenesest nagu või üldse autode valdkonnast, et olid ju elektriautod juba ammu olemas. Või ütleme, praegu meil on olemas toode kui auto.
et pollution control'i all näiteks tehakse nagu seadusandlus või ettevõte ise kasutab seda oma müügiargumendina samuti lihtsalt klientide survel, et eraldame vähem nagu CO2 näiteks, kasutame vähem kütust, kasutame kergemaid materjale näiteks tootmises. Siis kui rääkida nüüd sellest, et mis võiks olla see organisatsiooni innovatsioon või nii-öelda ärimudeli innovatsioon siin juures, siis näiteks kui elektriautod olid olemas juba umbes tehnoloogiliselt umbes 100 aastat tagasi, siis ja isegi need uued lahendused elektriautode, uued tehnoloogiad nii-öelda juba 10 aastat tagasi, siis miks nad nii aeglaselt levivad? Mis teie arvate? Kus see tõi? Laadimiseks ei ole infrastruktuuri näiteks, siis ei ole neid mõtet osta. See vajab ka tausta. Absoluutselt. Et põhimõtteliselt on see, et ta on mingisugune, ta vajab enda juurde mingisugust teenindust ja selleks, et seda tegelikult kasutada, sa vajad uut ärimudelit, seepärast, et praegusest tavalisest tanklast sa ei saa seda kasutada. Nüüd tekib küsimus, et kuidas seda luua ja kas üldse on inimesed valmis nagu selle sama ärimudeliga ehk nendes samades tanklates oma autot laadima. Et see on ju ajakulukas, see ei ole enam niimoodi nagu, et sõidad sisse, tangid ära, sõidad välja. Nüüd tekib küsimus, et kas lisaks sellele, et see elektriauto on leiutatud, kas lisaks sellele on vaja veel midagi muuta? Näiteks, kas võiks teha niimoodi, et laadimise asemel tuleks hoopis akusid vahetada, selleks, et seda saaks teha et laadimine oleks sama kiire? Siit edasi tekib küsimus näiteks, et aga akud on väga kallid, umbes poole auto hinnast moodustab aku, et võib-olla võiks hoopis teha selliselt, et sa ei peagi akut kohe välja ostma. Et su ettevõte tegutseb hoopis selliselt, et näiteks liisib akut, kasutab, vahetab. On võib-olla, sina kui tarbija oled võib-olla mingisuguse sellise klubi liige, kes pakub oma liikmetele akuvahetusteenust. Sellisel juhul selliste või ütleme, võime nüüd tuua näite, et aga tegelikult võib-olla sa võid kogu oma autot kogu aeg rentida, sa ei peagi seda omama. Samamoodi nagu tegelikult see elektritrelliga. Et selliste näidete puhul me tegelikult oleme siin juba päris kõvasti liikunud nii-öelda paremale üles, aga samas siiski suhteliselt veel endises mõttes kinni. Seepärast, et me tegelikult tegeleme ühe kindla valdkonnaga. Me mõtleme autot, autosõitu, auto laadimist kui eraldiseisvat asja. Samas see on tegelikult ju ainult üks osa meie igapäevasest tegevusest ja meie igapäevastest vajadustest. Et siit edasi mõeldes, tegelikult autot saab ju laadida väga hästi ka kodus. Praegune tegelikult see statistika näitab, et enamus Eesti elektriauto omajaid teevad oma põhilaadimised kodus. Vaatamata sellele, et iga 40 kilomeetri tagant on olemas kiirlaadimispunkt, on neile psühholoogiliselt väga oluline. Vaatamata sellele, nad tegelikult oma põhilaadimised teevad kodus. Nüüd on küsimus, kui nad niikuinii laevad kodus, kas võib olla seda aku mahtu, kapatsiteeti sisuliselt oleks võimalik kasutada selle majapidamisega kuidagi muud moodi. Näiteks selleks, et seal akus salvestada kas või oma maja katusel olevate päikesepaneelide energiat. Võib-olla.
Võib-olla võiks mõelda isegi veel edasi, selles suhtes, et mitte jääda kinni ka sinna ühe majapidamise süsteemi, et tegelikult on ju riigi jaoks päris suur probleem ja energiafirmade jaoks, et Tõnis Meristet siin nüüd enam ei ole, aga on see, et tegelikult elektri tarbimine on teatud hetkedel väga kõrge ja teistel hetkedel jälle oluliselt madalam. Ehk siis me peame kogu aeg arvestama see maksimumiga. Võib-olla, et hoopis elektriautod võiksid aidata lahendada seda, et meil oleks kodumajapidamistes nii-öelda off-grid laiali energia talletamise seadmed sellised, et vaatamata sellele, et meil autode arv kasvab, me tegelikult peame hoopis vähem elektrit tootma. See on teile edasi mõelda. Et mida ma tahtsin nagu öelda, on see, et siit edasi organisatsioonis tegelikult tuleks siis nagu süsteemi innovatsiooni peale mõelda ja mitte jääda isegi nagu transpordisektori juurde kinni, vaid süsteemi mõelda nii laialt, kui te vähegi nagu suudate. Nii, hüppan tagasi. Ja tegelikult jälle üks mu lemmik tsitaatidest ja väga nagu asjakohane siinkohal just selle süsteemi innovatsiooniga on see, et need küsimused, kui te hakkate mõtlema, et mis võiks olla lahendus mingisugusele ühele keskkonnaprobleemile, siis ärge jääge mõttes kinni ainult kitsalt selle ühe probleemi konteksti. See üks probleem on ilmselt osa millestki natuke suuremast, mis omakorda on osa veel suuremast ja lõpuks siis tervikust. Nii. Ja natukene võib-olla siis ka lõpu kriitikat või ütleme väljakutseid, et tulenevalt sellest, et need probleemid, tegelikult need tõenäoliselt meie käes olevate probleemide lahendus ei ole võimalik ainult nagu ühe spetsialisti mõtete või tööde tulemusena, siis enamasti tehakse multidistsiplinaarseid meeskondi ja samuti tegelikult ütleme, meie haridus tänapäeval valmistab inimesi ette selliselt, et on olemas enamasti mingisugune õppekava, kus on mingisugused kindlad ained ja ainetest nii-öelda saad sa siis hea tulemuse, kui sa oskad seda mingeid konkreetseid küsimusi või asju lahendada. Et heal juhul on mingisuguste lõputööde või kursusetööde käigus siiski võimalik vaadata asju interdistsiplinaarselt, ehk siis leida erinevate valdkondade vahel selliseid kokkupuutepunkte. Näiteks siis ütleme, antud juhul siis ütleme riigi energia tootmine ja samas nagu elektriautode kasutamine. Kuid samas selleks, et tegelikult ühiskonnas selliseid radikaalseid muutusi ellu viia, on ilmselt vaja nagu transdistsiplinaarseid suhtumisi. Ma tõin need mõisted siia seepärast, et mind vahest väga häirib, neid segi aetakse. Et tegelikult elus on ju niimoodi, et keegi ei ütle teile ette, et see on nüüd füüsika küsimus, see on nüüd matemaatika küsimus. Teile antakse ette probleem, mida lahendada. Põhimõtteliselt kokkuvõttes, millest ma siis rääkisin? Sellest, et õnn ei seisne kõigepealt ainult majanduskasvus. Mõelge tegelikult, mis on teie eesmärk. Erinevad asjad omavahel on vägagi läbi põimunud. Ehk siis see, kuidas näiteks teie
kui tarbijad teete oma ostuotsuseid, kuidas teie kui nii-öelda tööjõud müüte enda aega, oma teadmisi tulevikus ettevõtetele. Samuti kõik need ideed, mis teie ümber on, kõik tehnoloogilised innovatsioonid, mis kunagi ei ole piisavad selleks, et suuri muutusi luua. Mõelge alati laiemalt innovatsiooni mõistele. Ja igasugused muud asjad veel, mis vahest võib-olla lähevad natuke valesti, aga kui mõelda, et iga esimene võib-olla apsakas on tegelikult kogemus, et asja lõpuks õieti teha, siis saab ka sellest jagu. Ja positiivse nootiga lõpetadeks, et kindlasti, et asjad lähevad paremaks, siis kui nad lähevad paremaks, siis kui tahta, et nad lähevad paremaks. Aga aitäh teile! Aitäh! Publiku seast küsimusi. Nüüd just seal on üks küsimus. Meil on küsimus. Kas sa saaksid uuesti näidata seda slaidi, kus on erinevad tüüpi, kus lõpus on see circular economy? Kohe. Ma ei tea, kas ma saan niimoodi. Ma kujutan seda ette väikese talu või kogukonna näitel, et kõik tõepoolest toimub circularly, aga kas sa võiksid seda kontseptsiooni täpsemalt selgitada, et näiteks et kui me ei tee järeleandmise enda mugavuses, et kuidas on võimalik auto või riietuseseme või mingi sellise toote puhul see ringikujulisus seal või circularity? Põhimõtteliselt see on jälle nagu see teema, et sa ei jõua lõplikule lahendusele, kui sa tegeled sellega. Ehk siis asi peab hakkama pihta sisuliselt disainist. Inglise keeles kasutatakse ka terminit design the waste out of circle või system. Et põhimõtteliselt see, kuidas sa seda ümber töötled ja kuidas sa seda ümbertöötatud uut asja kasutad, see peab olema juba asja nagu loomisel arvesse võetud. Ja et muidu sa jääd siia kinni. Et siis sa ei jõua iialgi nagu selle õige lahenduseni. Et ütleme, see tekstiili näide on hea või teiselt poolt näiteks, et paneme korstendele nagu väävlifiltrid peale või midagi sellist või siis autode sumbutitele. Aga kus sa siis pärast neid filtreid, kuhu sa viskad nad või kus sa neid nagu ümber töötad, kas sa sellele pole mõtelnud, kas sa pole mõtelnud nagu kõike läbi või millest sa üldse neid filtreid toodad. Et nagu siis see on nagu, sellest on vähe, et sa paned sinna tollel hetkel see filtri peale. Jah, siin ees on küsimus. Kohe jõuab mikrofon käes. Mulle meeldis see Einsteini tsitaat seal, et kui mul on õige küsimus leitud, siis ma leian vastuse 5 minutiga. Nüüd siin mõne päeva jooksul on väga palju küsimusi, lahendusi pakutud säästva rõõguga seoses, et kuidas kasutada elektriautost, kuidas endale jäätmetest igasuguseid asju teha. Ja minu küsimus teile kui majandusteadlasele on see, kas need küsimused on üldse õiged, on need olulised, kui me vaatame, kus kohas kõik need jäätmed, lõõstus tekib. Kas see muudab midagi, kui see saalitäis inimesi hakkab natuke säästlikumalt elama, loobub mõnest autosõidust või peaks lähenema mõne teise küsimusega?
ilmselt, et kui ma nüüd oskaks maailma kõige õigema küsimuse öelda praegu kohe, siis ma saaks selle eest Nobeli, et kui terve maailma nagu teadlased sellega tegelevad. No, ma põhimõtteliselt olen küll seda meelt, et meil on loomulikult nagu tehnoloogia peab pidevalt edasi arenema ja see areneb nii ehk teisiti, aga ma olen nagu seda meelt, et meil on juba piisavalt palju tehnoloogilisi lahendusi, mis kahjuks ei ole võetud kasutusele ühel või teisel põhjusel, mis võivad olla nagu siin inimese mõttemallis kinni või et tõesti, et tema hind tundub meile kuidagi näiteks kallim sellepärast võib-olla ainult, et konkureerivate alternatiivide puhul jäetakse osad keskkonna kasutusega seotud asjad hinna sisse arvutamata. Et ma nagu selles mõttes olen küll üsna nagu seda poolt, et meil tehnoloogiaga tegeletakse nii või teisiti, aga me peaks nagu tegelema rohkem see nii-öelda mõnes mõttes nagu pehme poolega, et inimesed oleks nagu rohkem valmis muutusteks. Aga et kuidas muuta inimesi, et nad oleks valmis rohkem muutusteks, eks ole, et võib-olla kuskil sinnapoole läheks minu arvamusel see küsimus. Aitäh. Kas on saalist veel küsimusi või panis praegu, paneb niikuinii edaspidi veel mõtlema? Kui ei ole, siis täname veel kord Liina Allerit selle ettekande eest.